inimelude väärtustamise temaatikat, siis see on üks asi, mis mind kogu selle kriisi juures on kõige rohkem häirinud. Ma tean, et siin sul on erinev arvamus, aga mina väljendan oma arvamust sellegipoolest, et kõige viimane statistika, mis on Statistikaameti kodulehel kättesaadav, on 2018. aastat puudutav. Selle kohaselt Eestis sellel aastal konkreetselt tahtlikult ja teadlikult tapeti ennem sündi 3800 last abordi teel. Ma ei ole kuulnud, et needsamad inimesed, kes räägivad oi, et iga inimelu on nii väärtuslik, absoluutselt väärtuslik, et me ei tohi isegi siin mingid kohvikuid lahti teha või mitte midagi muud ettevõtte ei tohi välja valutama minemas, muidu levitab viirust ja sealt teiste inimeste eluohtu. Selle probleemi pärast muret tunneksid 3800 väikest, kõige süütumat ja kaitsetumat inimolendit. Iga päev üle 10 lapse, praegusel hetkel ka. Keegi ei räägi nendest. Räägime, et eile suri koroonasse üks inimene, aga see, et 10 väikest last ennem sündi ära, annihileeriti, eks. Mitte hoolimata valitsuse pingutustest, et seda juhtuks, vaid valitsuse rahalisel toetusel, mitte hoolimata arstide pingutusest, et seda juhtuks, vaid arstide otsesel osalusel ja nii edasi. Ja see on minu meelest silmakirjalik. Ja samamoodi näiteks vähiga. Vähki sureb Eestis aastas ju ligi 4000 inimest, kui ma õigesti mäletan. Ja keegi ei räägi sellest, et kuulge, aga miks me nõustume sellega, et mürgitatakse põldusid massiliselt igasuguste mürkidega, niinimetatud taimekaitsevahenditega, kuigi on teada, et seal on väga otsene seos, eks selle vähkkasvajate tekkimisega. Öeldakse, ei, see on majanduslikud kaalutlused, et me peamegi konkurentsis püsima ja teistes Euroopa riikides põllumehed ka kasutavad neid vahendeid ja kui meil ei kasutata, et siis meil majanduslik see konkurentsivõime kaob ära ja nii edasi. Aga vabandust, et kas te just hetk tagasi ei rääkinud sellest, et inimelu on absoluutse väärtusega ja seda ei tohi, panna kaaludele, mille teiseks pooleks on mingid majanduslikud argumendid. Nii et, pikk jutt kokkuvõetuna, ma tahaksin näha seda sama mure inimelude pärast kõigis küsimustes, nagu sa mainisid, fentanüüliga seonduvalt või millega iganes, mitte ainult seonduvalt koroonaviirusega.